Kas sinu seade vajab remonti? Pakume tasuta diagnostikat. Ilma kõnede ja sõitudeta tuleme seadmele ise järele ning toome sellepärast remonti tagasi. Enne parandust saadame hinnapakkumise ja alustame tööga alles pärast sinu kinnitust. Lihtne, läbipaistev ja professionaalne. Link on kirjelduses. Tere tulemast meie tehnilisse juhendisse, kus näitame, kuidas vahetada P14 sülearvuti ekraani ja klaviatuuri. See juhend on loodud nii algajatele kui ka kogenud kasutajatele, kes soovivad oma seadet parandada. Alustame! Samm 1. Vajalikud tööriistad. Enne tööde alustamist veenduge, et teil on olemas kõik vajalikud tööriistad, Philips pea kruvikeeraja, plastmassist avamisklõpsud, antistaatiline rihm ja uus ekraan ning klaviatuur. Samm 2. Seadme ettevalmistamine. Lülitage sülearvuti välja ja eemaldage toiteadapter. Eemaldage ka aku, kui see on eemaldatav. Kui mitte, siis jätke see lihtsalt paigale. Samm 3. Tagakaane eemaldamine. Kasutage Philips pea kruvikeerajat, et eemaldada tagakaane kruvid. Olge ettevaatlik, et mitte kaotada ühtegi kruvi. Kui kõik kruvid on eemaldatud, kasutage plastmassist avamisklõpsu, et tõsta tagakaas üles. Samm 4. Klaviatuuri eemaldamine. Pärast tagakaane eemaldamist leidke klaviatuuri ühenduskaabel. Eemaldage see ettevaatlikult, tõmmates ühendust kergelt üles. Klaviatuuri eemaldamiseks võivad olla vajalikud täiendavad kruvid, seega kontrollige hoolikalt. Samm 5. Ekraani eemaldamine. Ekraani eemaldamiseks on kõigepealt vajalik eemaldada selle ühendus ka emaplaadilt. Leidke ekraani ühendus ja eemaldage see, nagu tegite klaviatuuriga. Eemaldage ekraani kinnituskruvid ja tõstke ekraan ettevaatlikult üles. Samm 6. Uue ekraani ja klaviatuuri paigaldamine. Võtke uus ekraan ja asetage see õigesse asendisse. Kinnitage see kruvidega ja ühenda kaabel emaplaadile. Korrake sama protseduuri klaviatuuri puhul. Samm 7. Seadme kokkupanek. Kui uus ekraan ja klaviatuur on paigaldatud, pange tagakaas tagasi ja kinnitage kõik kruvid. Samm 8. Seadme testimine. Enne seadme täielikku sulgemist ja monteerimist, lülitage sülearvuti sisse ja kontrollige, kas uus ekraan ja klaviatuur töötavad korralikult. Kui te ei tunne end kindlalt, et ise remonti teha, pakume tasuta diagnostikat ja seadme kodust pealevõtmise teenust. Meie professionaalne meeskond annab teile hinnapakkumise enne remondi alustamist. Selle juhendi järgimisega saate edukalt vahetada oma P14 sülearvuti ekraani ja klaviatuuri. Edukat remonti! Kas sinu seade vajab remonti? Pakume tasuta diagnostikat. Ilma kõnede ja sõitudeta tuleme seadmele ise järele ning toome sellepärast remonti tagasi. Enne parandust saadame hinnapakkumise ja alustame tööga alles pärast sinu kinnitust. Lihtne, läbipaistev ja professionaalne. Link on kirjelduses.